arsti juurde. Ma teeme sinu arsti juurde. Ei, nüüd enam ei ole vaja. Ma tahan näha. Maju hakkab keeruda. See on väike spa, Miia. Ma võiks sinna minna. Miia. See on maju. Ei, ma ei näe. Maju ei käi. Näe, siin on kohvi, Miia. Kaitse, põlvekaitse. Ja siis ta saab lomale kündida. Võime, keegi on wheelchair. See on minu elu esimene uneuuring. Mida ma olen kodus teinud? Saadeti kaasa siis selline care package. Ei, tegelikult mitte. Ehk siis vaatame, kuidas siis öö möödub sellega. Õnneks ma pean ainult ühe öö magama sellega. Siis tulemused peaksid lähiajal loodetavasti tulema telefoni kaudu. So, wish me luck. Okei, ma ei tea, kas ma olen juba rääkinud või mitte. Siis kui ma käisin oma günekoloogi juures, siis avastati, tähendab see arst avastas seal mingid mustad laigud, täpid ja laigud. Ja ta küsis minu käest, et kas ma tean nendest midagi, kas need on mul kaua olnud. Ma ütlesin, et ma kuulen esimest korda sellest. Ja peale seda, kui ta oli kõik asjad nagu valmis teinud, siis ta tegi mulle saatekirja dermatoloogi juurde. Täna ma käisin seal. Ja mul oli selline paanika. Ma olin suht kindel, et ma lihtsalt nagu flipin ära seal haiglas, sest et mul oli paanikahoog lihtsalt nagu. Anyway, ma läksin siis sinna kabinetti, tegime kõik protseduurid ära, arst vaatas kõik ära, tegi pillid. Ja siis ta ütles, et see on melanoom. Et proovige mitte praegu nagu paanikasse sattuda. Aga ma tahan, et tuleksite tagasi veel kontrolli. Ja tõenäoliselt me teeme veel biopsia ka
selle melanoomi osas. Siis ma tahtsin ma lihtsalt vajusin oma tooli peal istuma nagu crap. Selline tunne oli nagu, et okei, hakkame otsast peale. Mul on praegu väga mixed emotions. Tahan loota parimat, aga see lootus ei ole kuidagi just väga minu poolel olnud viimased aastad. Et kui see just avastati, ma proovin positiivselt mõelda praegu siin, manifestida. Kui see just alles avastati ja see on mingi algstaadiumi värk, ehk saab selle välja opereerida. Äkki seekord läheks nagu sujuvamalt ja paremini sellega. Aga kuna ma ei tea, siis mul 1000 mõtet peas jookseb ringi praegu. Mis siis saab, ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga eks ma hoian neid kursis. One prayer, one like. Sinna taha otsa läheb. Tunnetatakse siis. Me olime praktiliselt terve aprillikuu haiged. Laatsaret, kõik olid pikali maas. Was not fun. Mu näost on siiamaani näha, et ma ei ole 100% taastunud, nii et ma proovin sellist asja. Kuigi ilmselgelt köha pole veel siiani lahkunud. Selle vaati kõige viimasena. Antibiootikumid mõjusid. Kaksikud said ennem Interfex ja siis umbes nädal hiljem oli mina terve. Palun. Knocking on wood 3 times. Maikuu võiks minna sujuvamalt, sest et ma olen juba edasi lükanud mitu arsti aega. Oleks tore, kui saaks need kõik lihtsalt ära käidud. Loodetavasti enne klassi lõpuaktust siis midagi rohkem ei juhtu. So hi. Täna on väga ilus hommik, et minna uriiniproove tegema, sellepärast et oh my god, shocking, mul on jälle põõpõletik. Vaadake. 1
Okei, ma rääkisin oma perearstiga. Kõik vastused veel ei ole tulnud, aga nii palju ma sain teada, et mul on leukotsüüte 500. Normi piir on 11. Ehk siis seda ma veits kardan, sest et 500 ei ole enam juba põiepõletik, see on juba nagu neerupõletik. Igatahes ma lähen ostan endale antibiootikumid, kõlluvaigistid ja ootame esmaspäevani, äkki siis on juba